Liina, kuule. Meile tuli pakk. Mis asja? Teeme lahti. Life is a view. Ja see on see tulehakatus. Tšau, sõbrad! Mäletame veel eredalt, kui Liina hakkas ühena esimestest eestlastest YouTube'i tegema ja vaatasime kõiki videoid suure ühinaga. Vaata vaid, kuhu me nüüd kõik oleme omadega jõudnud. Kui teie vaatajad veel ei tea, siis meie oleme need hullud, kes müüsid suurema osa oma maisest varast ja ehitasid peaaegu 20 aastat vanasse kaubikusse omale kodu. Ja nüüdseks oleme natukene üle 8 kuu bussis elanud ja mööda Euroopat ringi reisinud. Et anda natukene aimu, mida see kõik endast kujutab, esitame teile väljakutse. Pakist leiate teibirulli. Märkige korteri põrandale kast mõõtudega 3,3 korda 1,8 meetrit. Need on meie kodumõõdud. Nüüd katsuge sellele alale mahutada kõik eluks vajalik. Aga mis on see, mida me tegelikult vajame? Meil peab olema koht, kus magada ja koht, kus süüa teha. Lisaks peab meil olema ruumi, kus oma riidid hoida, tarvikuid toidu tegemiseks, hügieeni asjad. Tõelise sotsiaalmeedia inimesena on meil kindlasti kaasas kogu kaamerakott koos statiivi ja kõige muuga. Hobiga tegelemiseks rattad, rulad, golfikotid, kiivrid ja kõik muu. Loomulikult ei puudu mänguasjad, matkatoolid, ranna, madratsid, pallid ja nii edasi. Nimekiri on pikk. Edu. Boonusülesanne. Tõelise meigikuruna aimame me kahjuks, milline näeb välja teie kapp. Meie peame mahutama oma igapäevariided korvidesse. Meespere saab 1 korvi ja naispere 2 korvi. Üleriided ja jalanõud ei pea sinna mahtuma. Kui teid hakkas huvitama, kuidas meie selle kõigega hakkama saame ja seda väikese lapsega, siis visake pilk peale meie YouTube'is @lifeisaview. Lisaks sellele on meil hea meel kõigile teatada, et oleme otsustanud meie tegemistest teha dokumentaalfilmi, millele saab hoogu juurde anda hooandja.ee lehel. Lingi leiate alt. Ühesõnaga, kui Joeli krõbistaks alati siis, kui ma räägin, kuulsite siis ise ka meile andsid Eero, Marianna ja väike äge Aleksander sellise ülesande, et peame siis 3,3 korda 1,8 meetri peale mahutame ära sellised elementaarsed eluks vajalikud asjad pluss natukene meelelahutust ka. Ja kuigi tõenäoliselt me võib-olla saaks siia kontorituppa ka nagu ära mahutada selle, siis ma ei tea, kas see on... Ühesõnaga, kasutame ära oma seda seljatagust magamistuba ja oma voodit. Ja natukene peame voodit küll piirama. Aga mõttelised jooned nagu. Ma arvan, et me ei võtaks nii suurt voodit ka, kui ei, see me lihtsalt, me lõikamegi natukene siis teibiga praegu voodist maha. Ma ei tea, hakkame pihta, vaatame, mis välja tuleb. Paneme jooned maha või? Jah, mul tuli ikka. Tõmba, hoia. Aga võta voodi otsast äkki, meil on 1,60 lai jätame 1,20 ja 40 senti voodi otsast. Ongi, niimoodi ongi. Kus sa tead? Sest siin on umbes 1,20, 1,25 on siin. No okei, no siis umbes sealt mööda sinist ja halli joont tõmba kõigepealt esimene teip, see märgib meie panen ta siis nii, et tagaseina. No 20 võtta otsast nüüd maha, sest et voodi on 2 pikk, aga 1,80 on meil antud. Selle läks triibu peale. Ja siis meil muidugi siin jääb see sein ka ette, aga mõtteliselt tõmbame siis triibusid läbi. Telekas läks sinna ja seal on nüüd kõik muu tavaar ka, mida me ei hakka näitama. Nii, siit niimoodi. Siis on see ala, millega me peame hakkama saama. Kapp on liiga pikk, ma arvan. Kapp on... Tegelikult võib-olla lapse teinud, lapse voodi mahub siia ilusti tegelikult vist. Ja praegu mahub, sest see on 1,20 ta on 84. Okei, no siis laps mahub sinust. No tõenäoliselt see voodi oleks nagu servani. Või oleneb. Siia saaks panna mingi kapiveesa ka. Et ühesõnaga mõistlikum oleks teha nagu suhtu laiem. See tundub suurem ka sellepärast, et seinad pole püsti, siis ta tundub nagu, et ruumi nagu on. Aga ühesõnaga meil võimalused siin puuduvad, aga see oleks, kasutaks Eero ja Marianne taktikat, et kõik on panipaikadega. See meil on juba. Jaa, siin meil on tegelikult sahtlid. Voodi sahtel oleks lühem. Ja jah, sahtlid oleks lühemad ja mitte nii sügavad.
ja teeks ka kõrgema voodi just selle panipaikade pärast. Et seda ja mõlemale poole voodid saab panipaiga teha, et üks ei pea olema sügav, vaid teist pool on mingisugused, sealpool on ilmselt auto tagaots. Ja meil on... Kuigi siis tegelikult see kapp peaks olema siinpool, sest uks on siinpool. Meil on Inglismaa buss. Inglismaa buss, jah. Sest et uks jääb siis siia poole. Praegu. Aga see oleks siis nii-öelda see köögiala. Et kus tuleks kraanikaus. Aga see kapp oleks jumala hea kasutada. Selle ala selle sahtli võtad ära, siin on see kraanikausi koht, on ju. Mingid veepaagid. Ma ei tea, mis asjad ja oleks nagu sahtlid ja värgid. Et teoreetiliselt saaks sellist raamistikku nagu isegi ära kasutada. Kuna me oleme jõhkralt osavad ju. Aga siis vaatame, mida meil kaasa oleks vaja võtta, sest panipaiga ruumi meil on küllaga. No siia ma saaks arvuti panna. Klaviatuuri, hiire ja monitori. Ja võib-olla arvuti ehitaks siia. Sai mahu ära siia. Arvuti tooli ka. Oota, tee uuesti. Arvuti tooli ka tegema veel. Siia saab veel väiksed seinad ümber, kardina niimoodi ümber minu, et siis ma ei sega teid. Mis asja meil kindlasti kaasas oleks? Tehnikat. Natukene paljastame sisu ka, et meil oleks siin, see ei ole meie GoPro, aga meie GoPro filmib meil kontoris praegu. Ja siin sees oleks kaamera, mikker, kaamera on see siin praegu, teine objektiiv ja siis on siin droonilaadija ja kaameralaadija, droonikott, siin on droon ja need propelleri kaitsed on puudusid praegu. Siis oleks siin läpakas. Nothing to see here. Või noh, kui läpakat ei ole, siis Mac. Lõike lauana ka kasutada. Jaa, siis oleks siin sahtel joelihügieenitarvetega, aga ta ei viitsinud neid siin sisse panna. Mul ei ole midagi, ma olen... Ja siia mahuks ära ka looduslik poiss. Lapsele eraldi asjad, et ma ei tea, mis sa siia paneksid, ütle? Endale või? Jah. Mis on ainult sinu, ma ei tea, näokreem. Pardel. Jah. Näokreem. Hambaharjad. Jah. Ühesõnaga, mingid üksikud asjad, mis Joelil endal sobiks. Siis on... Ma ei tea, kas lõhna võetakse kaasa, kui sa... No mina võt... No, ütleme, et me läheks... Arvestame näiteks, et me läheme nagu reisile, suksele pikale reisile, et me nagu võib-olla ei ela. Siis oleks siin... Noh, veitsa luksust ka mingid erilisemad nahahooldustooted, on ja. Ma ei tea, minul on küll üks parfüüm siia pandud. Kehakreem, SPF kindlasti. Näed veel luksust, padjasprei. Ma ei tea, dušikeel, mul on siin kamm, juuksehari, seda ma saan Nemmiga koos kasutada. Kuiv šampoon. Ja siis meigiasjad. Hunnik. Huuletooteid ja tegelikult päris vähe meigi asju minu kohta ja siis mõned pintslid on siin ka ja see kotikene siin mahutab nagu veelgi asju ära. Ja siis kõigi riided. Meil on õhtu käes, siis veel ei viitsi siia oma asju panna. Ma tõesti ei viitsi võtta kapist välja ja tagasi panna. Sorry. Võin ühe särgi, ühed püksid panna siia. Aga räägi, mis sa siis võtaksid? Lähme sooja kohta, jah? No, esialgu küll. Ma arvan, et ma võtaks... Ma ei tea, aga aluspesu ja sokid peavad mahtuma. Mul läheb ju jõhkralt. Ma olen see värdis, kes võtab igaks päevaks ühe paari sokke ja ühe paari alukaid. Normaalne, jah. Trussikuid. Aga pesta saab. Mõni käib 3 nädalat. Pesta nagu pissid ilgad ära. Ma ei tea, kas autos saab pesta. Aga... Ma ei tea, kas... Nii vähe ongi. No loetle midagi ette. Ei no, tee särgid ja püksid, lüüksid püksid, ma arvan. Ja kampsunid. Või kampsun. Üks mingi pikemate käistega või 2. Sest riided on mõnest sellised asjad, mida saab nagu osta, kui on puudu. Ja siis mõelda, kas nad mahuvad kuhugi või ei mahu. Aga mul oleks suurem häda oleks, ma arvan, või rohkem ruumi läheks aluspesu ja sokkide peale kui särkide ja pükste peale. Prügikoti sinna. Mis prügikoti? Ma teen petukaupa praegu, et lapsel tuleks ilmselt kõige rohkem selle saaks ainult alguses nii panna.
ei tuleks vaakumkotist, sellepärast et me ei saa seda vaakumisse tagasi, et see on mõttetu. Ma mõtlengi, et ainult arvus saaks. Vaakumisse paned ju nagu saaks ära panna ja kuna meil oli siin praegu üks kott, siis ma ei saa Emmi toest riidit uuesti, Emmi magab praegu lihtsalt. Aga Emmil oleks vaja kõige rohkem riidid kaasa, sest et lastel läheb neid nagu rohkem kui endale, et ise ma võtaks ka 3-4 T-särki, mingi seelik, mõned lühikesed püksid, kindlasti mingi üks variant pikki ja siis mingid mugavad kodused riided nagu, aga sõiduriided. Jah, aga lapsel oleks kindlasti paar raamatut. Lemmikraamatut alla. Need. Siiliraamat meeldib. Siiliraamat on täiega lemmik, see meeldib ka, seda ta lõhub. Seda ta armastab lõhkuda. Lapsel oleks rohkem neid soojemaid riidid ka, kui endale võtaks. Oleks raamatud, siis talle hullult meeldivad need pusled, nendega õpib vastandeid ja sellised sõnakaardid. Siis oleks paar mänguasja, aga jällegi, kuna ta magab, siis ma võtsin, mis mul kätte sattus, talle meeldivad hullult need loomakujud, need Schleichi loomad. Me peame rebase uue ostma, sellepärast, et Fletcher näris ära, täiesti mõrvas ära. Ja need polnud jalgu, polnud nina, polnud kõrvu, midagi ei olnud. Ja siis mingi pehme asi. Tegelikult tal on, me kutsume kolmikuteks, tal on üks jänku, siis piripiiga muumidest ja siis siuke pisikene panda, kes igal pool tal kaasas käivad. Hästi tähelepanu, et näevad jumala rõvedad välja juba, nad ära pesema. Muumi on jõhkralt must juba. Võt, et lapsele oleks ka mingid sellised arendavad mänguasjad, raamatud, mingid sellised asjad kaasas. Ja siis pistaks kindlasti Strideri kaasa. Jah, see mahuks kõik siia ära. Ise me suured rulatajad ei ole, aga... Pigem võtaks longboardit, ma arvan. Jah, tõenäoliselt hangiks. Meil hetkel ei ole. Meil ei ole, aga me täiega tahaks. Mina olen vähemalt sõitnud ja mulle täiega meeldib. Jah. Siis, mida me veel võtaks? Plastikkarbid igast nõude plastikkarpe võtaks kaasa kindlasti ja või siis kas plastikkarpe just, sest ma ei taha väga üleliigselt plastikut tarbida. Et kui näiteks kodus on olemas, siis võtaks, aga muidu eelistaks näiteks klaasanumaid. Neid on parem ka puhtal hoida, sest et näiteks plastik imab rasva enda sisse ja seda ei saa enam kunagi puhtaks. Ei ole ka vaja sinna õlitatud kõik mõnus. Aga jah, igast mingid sellised säilitusanumaid võtaks toidukraami jaoks. Mingid kaasaskantavat pliiti. Nojah, need on sellised nagu elementaarsed asjad, mis lähevad sellesse köögi osasse ja et seda nad nagu otseselt ei maininud ka vesti. Noh, mingid nõudekomplektid iga vahele. Ja kindlasti lapsega võtaks selle inhalaatori kaasa. Mingisugused, ma ei tea, veidi looduslikumad rohud võtaks kaasa. Õnneks kui on laps suhteliselt tugeva immuunsusega. Minna niimoodi oma elamisega juba, kui sa saad kõik asjad kaasa võtta lapsega just mõtlen. Mähkmeid tal ei ole mitu kuud enam vaja, nii et reisipotti paneme ka kuhugi kaasa. Noh, riietega me saame vähesega hakkama, sellepärast et tavaliselt, kui me oleme reisil käinud, siis me oleme läinud ühe suure kohvriga ja kõik. Sõidupaar, võiks paar riideid, millega me sõidame tavaliselt, vähemalt mul on. Ja siis on koha peal olemise mingid riided. Ja noh, ongi, et kui arvestada, et jääks näiteks pikemaks ajaks, siis võtakski selle mõttega, et saab, kas on mingi selline, no ühesõnaga, et saab kuskilt pesta vaata ka neid asju, jah. Mingi autokülmik, väike. Jaa. Ma arvan, et peaks olema mingid asjad jaoks. Õllet külmas hoida. Ma ei ole õllet jaga. Tore mõte. Aga ei, ma arvan, et autokülmik oleks jah. Jah. Ja... rohkem ei tule. Meil jäi ju jah, see riidetorn mahub sinna, noh, me arvestame praegu sellega, et see 1,20 m pikkuses lapsevoodi meile sobib, sest et laps on väike veel. Ja kui me läheks kohe praegu, siis sinna lapsevoodi otsa mahuks need korvid, saaks nagu korvtorni tekitada sinna. Siis jääb kõik see voodialune ja siis see kööginurk, see jääks kõik siis, mis seal siis, noh, riided on siis päeval, mis ongi üleriided. Kõik see meelelahutus ja mingid esmatarbe asjad, need saaks siis selle torni saaks isegi tegelikult teha päris kõrge, kui tahta. No, ma suhtes auto üles välja, kui tahta. Praegu lihtsalt oli see, et võis võtta, ma sain aru. No me isegi võtsime vähe praegu, aga ma arvan, et ma saaksin hakkama, kui just, et kui üleriided ja jalanõud ei lähe siia arvesse. Ja noh, ja nendega oleks ka niimoodi, et jah, mingid kinnised ja ühed lahtised jalatsid. Ja need on ühesugused täpselt.
eri värvi. ei no plätud ka või midagi sellist, vaata. Siia, noh, ongi voodi alla mahuks ilmselt päris palju tavaari ära. Aga lihtsalt seda ei ole nagu vaja nii palju. Sest ei ole nagu seda kõike mõttetut kola vaja, mis tegelikult inimesed endale koju kuhjavad. Et nagu väga suure osata saaks hakkama. Väga, ütleme siis rohkem nüüd, et väga vähesega saab tegelikult väga õnnelikult elada. Ja organiseerimiseks on head need, mis Liina kodus ka kasutab, sest muidu ma ei leia asju üles. Meil on saatlite küljes, mitte kõigi saatlite, kleepsukesed, kus on kirjas, mis asjad on selles sahtlis. Seda saab kasutada ka mingite mitte läbipaistvate toiduanumate puhul näiteks. Ma kujutan ette, et ei pea kõiki lahti tegema. Võt siia mahuvad kõik need tornid, või tähendab riided. Ja kujutame ette, et need asjad seal voodi peal on tegelikult siin voodi all. Siin sahtlis. See saht on täitsa tühi. Ja siis see siin on? See on, siis kui oled tee peal ei saa seisma jääda, siis saad, siin on väike auk maa sees, paned jalad siia ja valmis. Siin peab ette vaatama, et muidu sisse ei astuks, kui auto seisab. Et selline oleks siis meie esialgne mõte, ma arvan, või? Et kindlasti on asju, mis suht palju on Eero ja Marianne pealt maha viksitud, aga tundub loogiline, jah. Aga võimalik, et mingid asjad lähevad meelest ära. Et see on selline, mis pole nagu uurinud veel sellise pilguga. Välja mõtlesime, et muidugi jah, peaks enne tegema igast me teeks rämedat researchi. Saadeks, ma oleks, noh. Aga jah, ilmselt peaks tegema researchi enne kõvasti. Ja... Ühesõnaga, pika video kokkuvõtteks. Infokastist lõiete lingi Eero ja Marianne hooandja projektini. Mina väga-väga tahaksin seda dokfilmi näha. Ja sorry, meil on siin müra, sellepärast, et meil on nii palav ja meil on aken täiesti pärani lahti. Ja õues on mingi lärm, aga ühesõnaga, mina väga tahaksin seda filmi näha. Ja kirjutage kommentaaridesse, mis oleksid teile omased sellised mitte elementaarsed asjad, mis teie kaasa võtaksite. Minul on õnnes öelda. Mis te märkate, et me jätsime välja? Jah, arvestamata seda, et me ei hakanud siin kraanikaussi või mingit reisipliiti või mingid veevarustust ja akuvärke ja selliseid asju tegema. Et seal peaks muidugi kindlasti enne. Ainus asi, mis oli, et ma võtaks tõenäoliselt kaasa ploki paberit, tindi ja kalligraafia sule, et natukene saaks nokitseda ka. Vetsupaberit. Aga aitäh, et toetasite ja näeme järgmises videos. Tšau!